tere hommikust ja ilusat vlogi algust teile. See on siis meie jõuluvlog. Ükskõik millal te seda vaatate. I am so sorry. Aga siiski, natukene pikendame seda jõulumeeleolu, okei? Täna on esmaspäev. Ja minu esmaspäev algab, nüüd ma lähen ühte Empire'i proovi. Meil tuleb kolmapäeval siis üks keika. Te ei kujutate kus? Teletornis. Mõtlesin, et suva. Las ta olla. Teeme. Siis ma lähen Freefloss, mul on see eratund. Siis me peaksin mingi koogi viima Freefloss, et tähistama mu sünnipäeva nii-öelda. Ja siis mul on showipop õhtul. See on minu energiatase hetkel. Täpselt nii palju ma viitsisin oma lukku kinni tõmmata. Nii, tänased lillekesed. Kohe panen puhuri kinni, siis ma söön suppi. Ja siin on meie kingitus, ma avan nüüd kingituse. Alustame sellest. Pakkuge, kuhu mina kolmapäeval esinema lähen. Ma ei kujuta ettegi. Teletorni. Teletorni? Davai. Sa ei tea? Okei. Mul oli natukene situation siin suvel. Okei. Ja ma lähen sinna nüüd esinema. Back to my trauma spot. Ja siis Alice ja Ragnar kinkisid mulle kinkikaardi. Teletorni või? Ei. Mis on ring spaasse. Jaa. Teine trauma. Kus oli minu teine trauma selle samal päeval. Nii et trauma bonding. See on ju see lumiorava magneesiumvesi. Seda tundub küll, sest enam oli sinine kork. Õun. Need on väga head tantsijatele. Siis siin on piletile või kinkekaart mingile kontserdile. Oodake, kas Pitbull oli ka piletile või? Okei, siin on palju mingeid šampoone. Siis siin on mingi suurem hair mask. Issand, kui palju mul juuksemask on. Ma arvan, 10 aastat peale saan hakkama. Nii, siis siin on Black Solution Hydrogel Eye Patch. See on ülihea. Pureterm on ju päris hea firma. Nii, siin on veel mingid testrid. Day Cream, Anti-Aging. What? Teed nalja pole või? Anti-Aging. Mõnitate. Green Clay Mask. Siis Raffaello komme. Kusjuures teate, mis mul Raffaellodega nüüd on või? Mulle ei meeldi enam. Ütleb praegu, et ei meeldi Raffaello. Mulle enam ei meeldi. Nagu, ma enam ei söö neid. Ma ei söö magusat, aga nagu Raffaello ja Toffifee ja Ferrero Rocher. Ja need on kõik šokolaad. Aga kuidagi Raffaello on selline nüüd, et kui mul see on, siis ma ei söö seda. Sa võid võtta, aga ma võtan ise ka. Meil on siin ka Pink Clay Mask. Ja Beautiful Me. Massaaž. Ma lootsin, et siin on šokolaadi. Siis mul on räige šokolaadis. Issand, aga siin on ju igast kraami. Kell on 2 öösel. Ja ega mul ei olegi see õhtusse väga enam mitte midagi update'ida. Ma tulin koju, vaatasin telekat, nautisin seda hetke, mis mul lõpuks tekkis. Et nüüdsest ma saan öelda, et mul on kõige kiirem periood selles mõttes läbi. Et nüüd hakkab jõuluaeg ja mul on kõik suuremad projektid hetkel tehtud. Mul on veel paar esinemist tulemas, mis on nagu väga chillid. UV-si tuleb mulle Empire show'si, aga need on väga chillid ja lihtsalt lavastan vaikselt siin oma stripi ja show kavasi kontsertiks, mis on alles jaanuari teises pooles. Aga ma tunnen, et ma saan nüüd kõike teha palju sellise suurema, vabama ajaga, et mul on nüüd rohkem aega. Lähen magama, sest homme on tehniliselt minu kõige esimesed jõulud, mis selgusid alles täna, aga sellest räägime juba homme. Good morning! Täna on teisipäev. Ma hetkel suundun Freeflosse. Ma olen selle eratunni. Teen sutsukene tööd. Ja siis ma juba lähen Kristiinesse. Ja siis ma tulen koju. Natuke kodus tegutsen. Ja siis ma lähen Kaisa juurde. Ta pühapäeval ei jõudnud minu juurde, et vaadata seda Welcome to Derry viimast osa. Ja siis me mõtlesime, et ta ühendaks kinkide jagamises selle Welcome to Derry vaatamise ja jõuludega. Ehk siis mitte nii väga traditsiooniline jõuluistumine, aga siiski. Jah, ühesõnaga, et ma lähen Kaisa juurde. Me vaatame siis Welcome to Derry viimase osa ära. Ma juba olen näinud mingid sneak peek'e. Ma nagu üritan mitte näha neid, aga lihtsalt kõik tulevad mulle ette, sest minu Instagram on aru saanud, et mind väga huvitab see saade. Ja nüüd ma üritan lihtsalt nagu iga hinna eest praegu seda nagu mitte näha.
Noh, vaatame äkki teeme midagi jõululist ka ja siis jagame kingitusi. No nii, ma olen tagasi kodus. Läks nii hästi, et ma sain pakkepaberi ja selle paela poole soodsamalt. Hemtexis oli praegu täpselt mingi -50% jõuluasjad ja siis mõlemad asjad tegelikult maksid 6 eurot, aga mul läksid kokku nad 6 eurot. Vaatame meie Shein'i pakki. Ma nüüd lõpuks ometi, see oli mul seal wishlistis nagu forever ja siis ma kogu aeg olin mingi, mul ei ole seda vaja. No nüüd ikkagi on vaja. Vaadates oma kampsuneid. Ma ostsin topi selle eemaldusmasina. Topi. Noh, topiliseks lähevad. Mul need täpid tekivad peale. Ja nüüd mul on lõpuks siis selline masin, millega ma saan need ära võtta. Au. Ega ta siia väga hästi ei mahu, aga okei. Siis mu õde soovis endale neid teemantmaale. Ma panen siia pildid kõrvale, millised ma tellisin. Aga Shein'is müüakse üliodavalt, nii ma pean mõtlema veel, mis ma kingin talle, sest nagu need läksid kokku mingi alla 10 euro. Ma tellisin stripi jaoks, ma tahan katsetada, kas see toimib. Sellised põlvikud nahast. Et kui lavalt vaadata, siis on niisugune tunne, nagu meil oleks kõigil need nii high boots jalas, aga tegelikult meil on sellised põlvikud. Lihtsalt, kuna ma kunagi tellisin ühe show-programmi jaoks, siis need olid nagu mega suured ja nagu see ei olnud ilus look. Aga siis Grit ütles mulle, et tema tellis ka oma tüdrukutele ja üli hästi sobis. No vot, ma ei tea. Ta on rohkem ümber kui need eelmised. Küll aga kardan, et nad hakkavad ikkagi vajuma. Ma tellisin sellised knitad peapaelakesed. Nii et, jaa. Very cute. Siis ma tellisin sellised glitterpüksid. Ma olen käinud seda värvi pükse või noh, sellised heledad pükse otsimas nagu igalt poolt. Ja kõikides poodides on lihtsalt minu jalale liiga pikad püksid. Shein'ist ma olen avastanud, et enamus püksid on mulle täpselt nagu parajad või nagu pikkuse mõttes, et need ei ole liiga pikad. Need on mulle suured. Muidu tehakse pükse nagu jumala normaalselt ja siis kui me jõuluseid glitterpükse teha, siis kõik teevad need nagu mega pikaks nagu järsku. Me kõik oleme jõulude ajal 10 sentimeetrit pikemad. Ma ei tea, mis värk sellega on. Nojah, et isegi kui mul on konsad jalas, siis ta rohiseb mööda põrandat. No mida värki, noh. Ma just viisin ju oma sünnipäevakleidi 45 eurost parandusega, kas ma tõesti pean viima. Kuigi pükste pikkuse parandamine on minu arust odavam kui mingi täitsa kleidi muutmine. Aga siiski jälle kulutada raha sellise asja peale on, ma ei tea. Ma arvan, et on aeg hakata pakkima kingitusi. Ma see aasta mõtlesin siis niimoodi algselt, ma olin mingi, et I don't care. Mina eelistan alati saada kingitusi kinkekotis lihtsalt sellepärast, et mul oleks neid mugavam transportida koju. Ja siis ma juba panin kõikide kingitused mingi täiesti lambistesse kinkekotti, siis ma olin mingi, et ma isegi ei hakka raha raiskama selle peale, et osta uusi kinkekotte. Kasutan neid, mis mul juba olemas on. Küll aga, siis ma tulin selle peale, et see, et minule ei meeldi, et tähendab teistele ei meeldi. Et ma tean, et mu teistele sõbrannadele väga meeldib avada nagu seda pakkepaberit. Ja siis ma mõtlesin, et ma paneks need 2 kokku. Ma võtan random kinkekoti, millega nad saavad pärast neid kingitusi koju viia, aga samas ma pakin ainult need kingitused seal sees ikkagi ära. Et siis on nagu best of both worlds, okei? Ja ma võtsin sellise Hemtexis sellise candy cane'idega. Ma tahtsin roosat ja kuna kõik teevad tänasel päeval see aasta selle Hemtexi, selle roosa paberiga, ma näen juba seda, Kaisa tegi ise, kus on see nutcracker, see pähklipure ja need asjad, siis ma mõtlesin, et võtaks siis selle hoopis. Oota, ma näitan teile, mis ma Kaisal kingab. Nii, ühesõnaga long story short, ma võtan oma selle vestlusõstust jäänud alles roosadest tukkest ühe koti, siis kommikarp, piinal. Mõtlesin, et ta koju praeguse vibe'iga sobiks äkki selline punakas toon ja siis see lõhn. Ja ma kuskil vlogis näitasin, et see tellisin selle, eks ju. Ja siis juhtus niimoodi, et ma ei teadnud, mis materjalist see pudel on siin sees. Ja see kott kukkus mul autos maha. Ja siis, kui ma raputasin seda, siis ma olin mingi, oh my god, see on nagu kuidagi hääli teeb, eks ju. Ja ma pidin selle siit pakendist korra välja võtma, et näha, kas see on terve. No see oli näiteks plastpudel või mingi niuke. Aga nüüd see
Hile on natuke nii, aga nagu ma usun, et Kaisa doesn't mind. Ja see oli siis tema listis ja see oli mingi, et seda ma tahan 100% kohe kindlasti selleks kõige lemmikum. Nii et see mingi Montale Paki Arabian Stonka de Parfum, mis iganes see on. Making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new, 'cause I missed you so I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Ma nüüd sain aru, miks mul ei ole kunagi pakendamine või noh, kingituste pakkimine meeldinud. Selliste asjade pärast. Kõik see, mis siit välja tuli, on tegelikult päris õudne. Aga I don't care, et mul siin niimoodi paberid on üle ja ma ei mõõda mingi sentimeetri pikkusega ja täpselt niimoodi ma need tagant kinni panengi ja täpselt niukeseks ma selle tegingi. Ja siis mul sealt Matrixi pakist, ma nüüd natuke taaskasutan, on seda roosat paberit. Ja siis ma panen selle siia ja siis mul on kõik kingitus põhimõtteliselt roosa. Päris hea. Aga natuke koristan kodus, nagu näha, mul ei nüüd siin mingi laga. Ja siis lähme Kaisa juurde. Ma seisin mega pikalt valeparadna ja siis ma olin mingi, miks ta lahti ei tee, ta on ju kodus. Seda pole vist mitte kunagi juhtunud. Ja Kaisa on siin majas nii kaua elanud. Vaadake, kui ilus kuus Kaisel on. Okei, teate kõik seda juba näinud Kaisa videost ilmselt, aga väga ilus ja need lilled siin ja siis see, vaatasin seda videot, kuidas nad aga ma vaatasin, kuidas te seda ka panite. No geniaalne, ma ei oleks kunagi sellise asja peale tulnud rõõsat. TikTok. Oota, võtan suumi välja. TikTok. Minu kodus oleks ta tulnud segadusse, sest minu kodu on siiamaani sünnipäevast täpselt samasugune nagu ta oli ja täpselt nii sugune ongi minu seis. No ma arvasin, et Maarik tuleb ka segadusse, aga sest ma ei ole terve päev kodus olnud ja ütlen ausalt, ma ei mäletanud enam hommikul, mis seis oma kodu jätsin. Väga ilus oli. Täitsa normaalne. Ma nagu mäletan, et see on hullem, sest ma ei ole päriselt midagi, mu magamist on full sassis. See on see, et inimesed on nagu please excuse the mess ja see on see mess. What mess? See on see mess. Vaata, Luuna asjad on seal lainal ja arvuti. See on see mess. Ja siis on nagu minu excuse the mess, et sa pead astuma üle asjadest. No, jah. Vot. Tere! Wow! Nii, siin on meie kana, siin on Kardul, siin on Marleen, siin on Kaisa. siin on kana, Kartul, Marleen. Niimoodi. Kaisa teeb kaneelisaia. Njam. Ja welcome to Derry. Aga siis tal tuli mõistus pähe ja siis ta sai aru, et okei, ma ei tohiks nii paha olla. Palun. Oh my god, kui ilusti on. Iga aasta sama asi. Kas te tahate šokolaadi siia? Mul on väike šokolaadi siia. Võid, mul on lahti kaast. Ma ei mõelda tea, mis see on. Kas võin pakkuda? No pakka. Kas võib olla Saara lõhna? Ongi või? Oh my gosh. See on haige. Saan nõustada. Mulle naaber ükskord tuli mul ukse taha ja siis ta tahtis, et ta lukku kinni paneks selle teeni. Ja siis ta läks ära ja siis ma pärast läksin prügi viima ja see lõhn oli nagu... See on, ma ei saanud seda ära sealt. Ta näeb poes nii kui. Ma umbes tean, palju see maksab. Aga et see lõhn oli nii pikalt koridoris ja see oli nagu kookas selline nagu kakaos. See ongi kookos ja piimašokolaad ju. Sest niimoodi ma ei tunne seda. Parfüümivarusid on siis täiendatud. Reas, ma sain ju meie Kaisa käest selle Burberry Goddess. Kellelt? Meigi Kaisa.
see on hea. mul on kappi otsas. Miks see kappi otsas sul on? ma ei tea, ma kuidagi ei võta seda, see on mul olemas ja I never wear it. Ta on hea, ta on väga hea, aga ma lihtsalt kuidagi I got it ja siis see seisma. Aitäh. Palun. Oi, ja mis siin veel on? No seal on nüüd see story'ga. Kas sa räägid enne story või ma avan ära? No tead, sul oli listis see salajuttude see raamat, eks ju? Aga ma arvan, et selle keegi tegelikult kingib mulle juba. Nii, ja ma ise mõtlesin sama. Ehk siis ma hoopis otsustasin, et no tee lahti. Ehk siis ma otsustasin, et kui keegi ei kingi seda, siis see on täpselt see budget, et osta ära see raamat. Geniaalne! Yes, ja kui keegi kingib, okei, siis sa tahtsid lauamängu ka ja siis ma mõtlesin, okei, see tundub Kuulge, siuke, mis ma sulle saaks meeldib. mängida täna, Jaa. Mis see? Shit happens, sest ma mõtlesin, see aasta on olnud nii sitt meie kõigi jaoks. Ja see tundus... Marleen ütles, et tal oli päris hea aasta. Ei, Marleenil oli väga hea aasta. Aga meie sinuga kahekesi, et nii sitt aasta on olnud. Ja siis ma mõtlesin, see on väga fitting mäng siia aasta lõppu. Et äkki paneb mõtlema, et äkki meie enda elu on väga tore tegelikult. Oi, nii tore kingitus, mida pekki? Ma jään seda lõhna veel nõustama. No kuidas on? väga hea. Kokoseline. Väga siuke vaniljakokos. No see on ehtne siuke maaritel, on siuke magus. I like my sweets. Yes, you do. Nii, sinu kord. Palju on? Aitäh. Nüüd vaata lähemalt, kuidas ma need päriselt pakkisin. Ei, pööra nüüd ümber, pööra nüüd. Mis vahet seal on? See on ilus. Ma vaatan nüüd seda. Very beautiful. Siis vaata seda, kuidas ma seda pakkan. Ei, üldse ei saa aru, mis see on. No nii, Luuna, mis seal on? No tee lahti. Tee lahti. Väike Christmas küünal. Mõtlesin, et su koju sobib see punane. Jah, see sobib väga selle aasta temaatikaga. Jah. Nii, ikka magusad. Sa pakkisid magusa. Oh my god, kui hea. Mina mingi, ma ei hakka šokolaadi pakkima. Aitäh. Nii, nüüd see. Nii. Kas sa aimad, mis see olla võib? Ja ma aiman. Aga siis ma pean Annole ütlema, et pole vaata midagi. Aha. Kohe vaatame. See ei pole absoluutselt mitte, mis ma aiman, aga... Yes. Ma pean Annole ütlema, et ära võtta seda, sest meil ütles, jah, sa võid selle võtta. Mõlemad lõhnad kinkisid. I love this. See on minu uus igapäeva parfüüm. It's amazing. Montel Arabian Tonka. No ühesõnaga, see käib siia, et kui sa reisid, siis sa ei saa seda vajutada. No nii. Nüüd on raudselt mingi krem de la krem. See on minu lõhn. Vot, ja see on täpselt see lõhn, et ma ei kannaks neid lõhnasi. It's amazing! See on niuke rich bitch. Ja siis minul on sweet and innocent. Jah. Või tegelikult, sul on rich bitch, mul on sweet bitch. Yes. Paljud tüdrukud, kellel meeldib pakarat, siis nad valivad nagu selle lõhna pakarati üle, et tal on nagu mingi ekstra noot, mis on kuidagi nagu makes it more special, I guess. Aitäh! Oh yeah! I love it! Ma lõhnastada siin. Ei no seda ma küll laiali ei hakka laskma. Sa võid, kui seda näppu must peaks teha, kui otseselt teeme. Ei tea. Purjus peaga äkki. Ma ei tea. Ma nõustan ka ennem seda džinguska. Ongi. Ma tahan teada, mis see 100 on. See Marleenil läheb tõesti hästi. Mul on tõesti. Mida pekki, sa varsti võidad ju? Ma reaalselt võidan. Mul on palju mul veel. Oota, minu kord või? Jah, ei Marleeni kord. 8, mul on 2 tükki veel või? Nii. Nii. Can only get off the furry porn. Furry porn või? Mis on furry porn? Nagu loomade porn. No peast oleks see mine jaoks. No see on päris halb. Ma ütleks, et see on kõige top. Üle 68,6. Ongi jah? 95,9. See on haige. See on hea veits veider juba. Ma olen siin kodus olnud juba mingi tunnike ja lihtsalt see saaralõhn on nii mõnus. Ta on selline värske naiselik lõhn minu arust. Ühesõnaga Coco Sunset bängerlõhn. Ma mõtlesin, et ma pean korra rääkima sellest Welcome to Terry saatest. Kui sa pole seda näinud ja tahad väga vaadata, siis ma hoiatan, siin on spoiler. Spoilereid.
kui sa pole seda näinud, tahad näha, aga sa oled fine sellega, et ma spoilin, siis keep on watching. Ühesõnaga, kellele vähegi meeldis E.T. film, see kloonifilm, eks ju, siis see sari on geniaalselt tehtud ja see lõpu selline nagu, mitte püant, aga selline nagu lõpu osa tegi selle loo palju loogilisemaks ja nii palju selliseid ahaa hetki oli. Esiteks, ma kuskilt siis kunagi lugesin, et see Welcome to Derry on siis tehtud selle põhjal, et kuna filmis It 1 ja It 2 mainitakse siis seda, et see kloon Pennywise, ta ärkab iga 27 aasta tagant ellu, et siis aastakene seal rämmarit teha, eks ju, süüa lapsi ja siis minna tagasi tuttu. Nüüd see saade pidi olema nii, et oli ikka kohe planeeritud, et see tuleb 3-hooajaline ja iga hooaeg on 27 aastat tagasi. Et me nagu läheme ajas tagasi. Siis minu ainuke küsimus oli sellega, et muidu väga äge idee, aga kui te näitate mulle praeguses esimeses hooajas juba Pennywise ära ja las ma seletan teile, nüüd siit hakkab spoiler tulema. Esimestes osades ei olnud üldse Pennywise, vaid oli mingi niisugune väike elukas. Ja siis ta võttis nagu Pennywise'i tegelase ühe mehe käest või nagu see üks mees, kes mängigi päriselt Pennywise'i, oli siis nagu tsirkuse artist, oligi nagu kloun sellise nagu Pennywise'i kostüümiga, aga ta nägi veits teistsugune välja. Ja siis mingi imelik laps tuli ta juurde üks hetk mingi kuskilt metsast ja oli mingi tule umbes kaasa ja siis ta läks ja siis ta järsku oligi nüüd nagu see kuri Pennywise. Et see, mis iganes see asi oli, mis tema juurde läks, see väike mingi elukas, kuskilt tulnukas, kuskilt ülevalt, eks ju. Et siis läks tema sisse ilmselt ja siis nüüd ta on see evil, et ta võttis selle klooni kuju ja ongi kohe alguses ütleb ka, et see teemon või mis iganes see väike elukas on, et ta võtab siis nagu, et ta nagu shapeshift ja et ta suudab nagu erinevatesse elu ja kujudesse minna või mis iganes. Ja siis mul oligi see, et nagu kui nad näitavad juba ära, et Pennywise nüüd alles tekkis, siis 27 aastat tagasi ei saanud ju olla Pennywise, kui ta alles nüüd Pennywise'i karakteri võttis. Teine hooaeg tuleb 1930 midagi ja esimene hooaeg tuleb 1908 midagi. Et siis mulle ei tundu see loogiline. Aga mis nüüd make'is sensi, mida Pennywise ütles, on see, et tema jaoks aega ei eksisteeri ja past, present, future on tema jaoks sama. Ja üks selline klikk moment oli siis see, kui üks tüdruk, üks prillidega tüdruk oli seal juba mingi, oh my god, I'm gonna die. Pennywise oli tema juures ja siis ta lihtsalt tõmbas välja selle Missing Child postri, kus oli siis E.T. filmist ühe selle Richie, see on prillidega poiss, tema karakteri see Missing Poster. Ja kusjuures, kui te olete seda esimest filmi näinud, siis seal esimeses filmis leiab Richie ka oma selle Missing Poster, kus tema on peale, ta on mingi, mida pekke, miks minust on Missing Poster. Ja siis ta ütleski, et sinu laps tapab mind kunagi ära. Ja kuna Pennywise'i jaoks ei ole sellist asja nagu aega, siis tema jaoks on surm taassünd. Ja mis tema loogika oli siis see, et kui ta ei saa tappa ära seda Richit, kes siis ta kunagi ära tapab, siis ta rändab ajast tagasi, et tappa ära tema eelkäijad, et Richit üldse ei sünnikski. Ja siis samamoodi, kuna ta ei suutnud tappa seda tüdrukut, siis seal juhtusid mingid asjad, siis ta nüüd läheb 27 aastat tagasi, et tappa ära selle tüdruku vanemad, et nende vanematel ei sünniks seda tüdrukut. Ehk siis ta läheb sellise loogikaga praegu nüüd ajas tagasi, et võtab ette et neid inimesi, kes siin praeguses hooajas olid, et neid üldse nagu ei eksisteerikski. Geniaalne skript. Ja siis see esimene hooaeg lõpebki sellega, et seal näitab ühte naist, kes poob ennast ülesse ja see kõlab nii morbiidselt, aga see tegelikult see on väga hea vaatamine. Ja see naine on siis tõenäoliselt seesama Lily, kes on siis Welcome to Derry esimeses hooajas üks peanäitlejatest, üks lastest ja ta läks seal hulluks seal saates, minu selles hooajas. Ja siis näitab, kuidas samal ajal nagu ta on nagu üles puunud ennast ja samal ajal keegi karjub ja siis ärsku näetakse tema poole ja siis ta on see Beverly, kes oli E.T. filmist see tüdruk, kes mäletab siis teises osas on üks vana tädi, kes ka mingi shapeshiftib ja on mingi no one who dies, who never really dies, ütleb midagi sellist. Ja siin selles Welcome to Derry's tuleb välja, et see oli siis selle klooni tütar.
ja ta seal sarjas läheb hulluks, sest et ta satub Pennywise'iga uuesti kokku. Ta arvab, et see on ta isa, aga tegelikult ta saab aru, et see ei ole tema isa, vaid see on keegi evil character, kes on võtnud tema mis iganes kuju. Ja siis saab sealt, ma ei tea, mingi papustuse või ma ei tea, mis ta sealt saab. Ja siis näitabki järsku, kuidas ta on see vana daam. Ehk siis ta ongi see sama daam, kes on seal teises filmis. Ja kahjuks kurb on see, et ta filmis küll selle seriaali ära ja siis 2 kuud hiljem suri ära nagu päriselus. Selles mõttes läks õnneks, et ta sai täpselt seal sarjas osaleda nii, et see kõik make'iks sensi. Nägin ühte videot, kus tegelikult see lõpp, selle sama Beverly'ga ei olnud üldse planeeritud, vaid see tuli siis see mõte, kui juba sari oli filmitud. Ja kuna neil enam budgetit ei olnud, siis nad tõmbasid mingitelt visuaalidelt alla seda, kuigi minu arust visuaalid olid väga ägedad. Et jah, et ma ei teagi, mis siis veel oleks saanud veel parem olla. Et see Beverly saaks siis tulla, et talle saaks ilusti maksta, aga ühesõnaga, kui sa pole seda vaadanud, palun vaata, see on päriselt väga hea vaatamine. Ma võiks hea meelega jäppida sellest sarjast nii palju. Kes tahab, võib jätta alla kommentaare, kas te olete seda näinud, mis te sellest arvasite. Ja räägime teiega juba homme. Tere päevast! Ma ei olegi öelnud, mis siis täna toimuma hakkab. Täna on siis selline päev, kus ma lähen meigikassi juurde, täistame juule, teeme piparkooke ja siis õhtul ma lähen Empire Show'd tegema teletorni. On aeg face'ida oma traumadega. Et selline kolmapäevane päev. Jaa, täna on kolmapäev. Oh my god. Yes, let's go. Kaisa tegi meile Briti pärast dinnerit. No natukene vaata, et nemad söövad kartuliputru minu arust tavaliselt, siis neil on herned seal taldrikul, ma alati näen, ja nendel on küll rasvakaste, mis on gravy. Ma seda ei teinud, ma tegin mingit muud puljongi kastet, eks vaatame, kuidas see välja tuli. Ja noh, meil on siis kana. Yeah. Oodake, kui on nüüd jõulutaldrikud. Väike kuusake, väike see ja väike see. Oh yeah. Squeeze that. Palun pakkuge kommentaarides, mis võiks olla see kuju. Gorgeous. Merry Christmas. Sinu story on, vaat story ongi see, et ma tegelikult mu plaan oli anda teile lihtsalt niimoodi. Aga siis ma saan aru, et teile meeldib ju avada kingitusi ja nüüd vaata minu master pakendamist. Siin on pandud kõik asjad kokku. Siin on tavaline kingikott, siin on natukene seda siidipaberit. Täpselt pohku istukud ma niimoodi. Ja siis on veel eraldi pakitud pakkepaberisse. No ja siin on neid kohe mitu pakkepaberis. Nii armas. Vaata seda. No jah, aga niimoodi. No eest vaadates on täitsa okei. Okei, sa oled ikkagi tõesti kõik asjad ära pakkinud. Kava nüüd. Kerge. See sööks ju suur. No ei tea. Ma olingi mis Minni on peale kirjutatud, et mis see nüüd on, et ma ei mäleta, aga nüüd mul tuleb meelde, et see oli tõesti minu listis selline käevõru. Väga ilus. See tuli valmidu. Wow. See on tõesti väga ilus. See on käsitööna valminud, siis siuke Eesti bränd Minni teeb erinevaid siukseid nagu teistmoodi käevõrusid. Kuule väga hea, see on siuke väike, mul on väike käsi. See on juba raskem. Yeah! See on see Elemise Cleansing Balm, ma armastan seda toodet ja ma ei raatsi seda endale ise osta, sest et on päris kallis, aga seda jätkub mul pikaks ajaks ja sellega on nii mõnus meiki maha võtta ja see jätab naha ülinisutatuks. Ma ei tea, kellele ma seda müün praegu ja miks, aga see on väga hea. Maybe to somebody. Oh, nii tore. Aitäh. Ja ise tehtud nimesildikene. Ei paralla! Oh, wow! See ikka näeb nii palju vaeva. Ma rohkem enda lõpuks neid tegin. Wow! Oi! Vaata kui What is this? Siuke rubber näomask. Ja panedki niimoodi näo peale või? Minu blogile siis. Wow! See jätab külma efekti näole.
Oh my god. Oh my god, siin on nii palju manti. Appi. Siin on meil väike šokolaad. Sa ei kujuta ette, palju mul magus on. Aga üldse ei kurda. No nii, sa tahtsid Korea kosmeetikat. Jaa. See on nüüd Korea mingi kiidetud kreem. Mis see bränd on? No neid üldse ei tea. Mina ka ei tea. Aga Dr. Altea. Aga ma tean, et seda kiidetakse. Et ta peaks olema mõnus niisutav, aga mitte ka nagu üleliia niisutav. Et kui on kombineeritud nahk, siis see peaks sobib. Siuke glitter kuulelaida. Te olete näinud juba? Ma näen siin mingit ritualsi asja. Oh my gosh. 2 küünakest erinevate lõhnadega. Küünlaid läheb alataris, nii kohe nuusutame. Ja see on ka nüüd Korea Cleansing Foam Anua. Vot seda firmat mina olen juba näinud. See on mulle ette tulnud. Okei, ühesõnaga mul on nii palju avastada. Mingisugune nagu wipe, mis punetavat nahka peaks nagu suudima. Et kui on mingi akne breakout või midagi, et siis tõmbad sellega üle ja see peaks nagu koheselt mõjuma. Aga siin on ainult üks ees või? Mulle tundub niimoodi. No vist on nagu kangasmask. Aga lihtsalt natuke teistsuguse pondiga. Et siis, kui on mingi bad time nahal, siis selle... Davai. Praegu on isegi hästi. Oi, aitäh. Niuke skincare, bitch. Reaalselt. Nii, tetris tehtud. Zut. Baška. Endaš palinka baška. Patseta nagu hea olla. Kus on hind? Dropped my glove. Tehtud. Täna on taas lillede päev. Ma sain Empire'i poolt lillekesed sünnipäeva puhul. Nii tore on olla voodis, sest see detsember on mind nii ära väsitanud. Isegi kui on sellised päevad nagu oli täna, kus ma tegelikult pool päevast olin kodus, siis olin Kaisa juures, siis lihtsalt läksin esinema õhtuks, siis mul ikkagi energiavarud on suht otsas. Aga saame hakkama, meil on veel viimased esinemised sellel aastal ja järgmised 3 päeva on siis ka UV-show'd. Meil oli Kaisaga väga tore selline väike jõuluistumine. Me vaatasime Grinchi, mida ma polnud näinud, ma arvan, mingi 10-15 aastat. Ja siis seal teletornis läks ka väga hästi. See oli natuke teistsugune, nagu need üksid erapeod on täiesti teise vaibiga. Aga saime kõik ilusti tehtud ja võib rahule jääda. Ja nüüd lähme siis magama, et homme saaks uuesti esineda. Casuals. Ja siis Joosep on mingi, oh my god, bitch! Tere hommikust, käes on neljapäev. Ja täna on meil tegelikult suht selline kodune päev. Ma olin hommikul nüüd kodus, kell on kohe saamas 2. Ma lähen free floss'i, ma teen UV-proovi homseks. Ja siis ma teen kontorit ja siis me läheme Kritiga, teeme UV-show'd kuskil Kristiine kandis. Ja siis ongi minu õhtu selles mõttes tehtud, et ma ei hakka free floss'i uuesti minema, et lihtsalt kontorit teha, vaid ma tulen koju ja teen siin tööd. Ja olengi terve õhtu kodus. See siin taga on meie tänane lava. Eks me esineme kuskil mitte valmis majas, kus on õnneks katus pea kohal, aga aknaid uksi pole ja põrandat ka pole. On mingi põrand, aga mitte nagu õige põrand. Nii et tuleb interesting. Tehtud. 2 kaadrit tervest üritusest. Let's go. No nii, kell on saamas kohe varsti 2 öösel. Ma olen terve õhtu saanud oma toimetusi teha, ma olen mingid tähtsamad asjad suutnud ära teha juba ja ma tean, et mul on homme ja ülehomme sellised natuke vabamad päevad, kus ma jõuan lõpuks väga paljude asjadega järje peale, mis on väga meeldiv. Aga ma mõtlesin, et me teeme märkmiku ja siis ma räägin paarist asjast. Nautige minu kuuske. Oi, kui mõnus. Ühesõnaga, pane kokku rõõmus playlist. On mul see ülesanne. Kirjuta üles 3 asja, mis siit täna õnnelikuks tegid. Nii. No UV-show. Me oleme täiega valmistunud, et see on täiega külm, kuna see ei ole nagu siseruum. No ta on, aga ta ei ole. Aga seal olid mingid räiged soojendused niimoodi, et meil oli megapalav seal. Ja meil olid veel pandud nagu pikad pluusid, retuusid ja siis me lihtsalt
kumenesime seal. Aga see show ise oli väga vibe. Ma ei tea, kuidagi mul oli täna mingi ülihea energia seal. Panen vaba õhtu. Ja kolmas asi ma ütleks, et Joosepiga mängimine. Ma olen ennast väga nagu halvasti tundnud selles osas, et see oktoober kuni detsember praegu on olnud ju täiesti crazy ja ma ei ole üldse saanud oma Joosepiga olla nii palju koos, kui ma tahaks. Ja ma üritan iga hinnaast nende päeval, kus ma olen kodus nagu temaga mängida rohkem ja ma näen, et talle meeldib see, nii et I keep doing that. Siis ilus mõte, mille tänasest päevast kaasa võtad. Ma arvan, et aeg on kõige suurem kinnitus. Mida sa teed igapäevaselt, et enda eesmärk ellu viia? Teate, kõige lihtsam asi, mis ma ütleks, on see, et ma usun iseendasse. Ma just hetk tagasi scrollisin mööda igast veebilehti ja mul tekkis kiusatus hakata otsima vaikselt oma järgmise aasta juubeli sünnipäeva kleiti. I know. Ja sellega seoses, no ma leidsin obviously nii palju valikuid. Mul on üks kleit, mis mulle nagu megalt meeldib ja ma tahaks seda väga tellida ja ma loodan, et sellel ajal, kui ma seda kunagi tahan tellida, et siis see on olemas, kui ma just leian midagi paremat. Aga et mul on ikkagi see mingi kinnisidee ja ma lihtsalt tunnen, et see juhtub. Ma lihtsalt ei tea, kuidas, aga et mul tuleb väga suur 30 juubel ja niimoodi, et ikka üle 100 inimese, catering, meelelahutus, you name it, DJ, fotograaf. Ma ei tea, miks ma tahan seda nii suurelt teha, aga mul on lihtsalt tunne, et ma olen nii palju näinud vaeva oma elus ja lihtsalt worked my ass off. Et ma tunnen, et see nagu enda 30. juubeli tähistamine on minu jaoks midagi hoopis teistsugust kui see, et mul lihtsalt mingi number muutub. Vaid see on lihtsalt see, et ma olen suutnud nagu ennast nii üles töötada, et nagu I'm so proud of myself ja ma tahan seda tähistada. Ja võib-olla sellepärast ma tunnengi, et ma tahan seda teha hästi suurelt. Kui mul on mingi kinnisidee, siis ma tahan selle ellu viia. Ja see on üks nendest. Ja ma ei tea, kuidas, mis ressurssidega, aga see sünnipäev tuleb. Reaalselt see on nii naljakas, kuidas iga õhtu, kui ma scrollin telefonis, siis see on niimoodi täpselt niisugune vaadake seda. Nii olete valmis. Ma olen siin niimoodi. Note, remote. Tere hommikust. Käes on reede. Ma suundun hetkel massaaži. Siis lähen Free-Flossana selle eratunni. Tulen koju. Ja siis õhtul me lähme UV-show'd tegema kuskile Tallinnast välja poole. Ma ei mäleta enam kuhu kohta. Mul sai eratund tehtud ja ma sain kingituse. Mul käivad eratundides 2 naist, need eraldi käivad, sõbrannad ja nad tegid mulle koos ühe kingituse. Ja me ei ole seda veel läinud. Ma näen siin sees on, me juba rääkisime šokolaadist ja siis ütleski, et ta tõi Belgiast mulle mingit šokolaadi. Mul on nii palju šokolaadi, aga ma üldse ei kurda. Oi, siin on mingi kinkekaart. Oh my god, nad tegid mulle partner kinkekaardi. Issand jumal. Aitäh teile, Hanna ja Riina, nagu reaalselt. Nii tore. Oh my god, this made my day. This made my day. No nii, kell on 4:30 ja mina suundun nüüd auto peale. Ja sõidame siis kuskile täna. Ma täpselt siiamaani ei saa aru kuhu. Ja lähme teeme ühe UV-show. Nii, siin on mingi üritus. Me oleme kuskil Keilast edasi Valdek. Ikka maja oleme siin. Käsitööring. Me saime kotikesed. Siin sees on mesi, mis kulub alati tarbeks. Mis siin veel oli? See on mingi rätik ja siis helkur. Et te kõik annaks helkureid. Aitäh! Joosep on nii done. Aga siin on nii hea, see foki silt on küljes. Tahtsin lihtsalt teile teada anda, et mul on üle pika aja vaba laupäev tulemas. Ainuke asi ongi see, et õhtul on UV, aga ma saan üle pika aja ärgata ükskõik mis kell. Milline luksus. Oh my god, mul tegelikult läks täiesti meelest ära eile öösel, eile hommikul, täna hommikul. Ma ärkasin nagu selline, ma ei tea, mis see kell oli, aga nagu selline tunne, et oli juba hommik saabumas. Ja ma ärkasin selle peale, et Joosep ronis mulle kaissu, nagu reaalselt kaissu. Ja siis ma jäin tema kaisus magama, see oli nii tore. Ja ma loodan, et täna öösel, homme hommikul tuleb ka. Tere õhtust! Käes on laupäev ja ma olen terve päeval kodune, mis on olnud meeletult tore.
ma olen jõudnud pea kõik asjad oma to-do listist ära teha, mis on crazy, sest et ma olen seda to-do listi teinud üle kuu aja, niimoodi igapäevaselt ja siin on kogu aeg sealt juurde tulnud asjad, mul ei ole kunagi valmis saanud. Ja nüüd ma olen jäänud 3 viimast asja sealt, et tõenäoliselt ma jõuan need täna õhtul tehtud. Nii et ma saan hommikul ärgata sellise tundega, et ma tean, et to-do list on tühi. What? Ma hetkel ootan Kritti, ta tuleb mulle kohe järgi ja siis me suundume Märjamaale äkki, kui ma ei eksi, UV-show'd tegema. Ja siis ma mõtlesin, et ma tahaks ikkagi seda ennustust teha, mis ma siin eelmast tegin tarokaartidega endale. Nii et ma täna õhtul ilmselt teen seda. Kirikud ja kuused ja puha. Veel üks kuusk, väga ilus. Ups. Nüüd ei anna. Niimoodi paneme ennast seal. Selleks aastaks, sünkrovlog. Ja selleks aastaks tehtud. UV-show'd. 2025 oli edukas. Jah. Jah. Mitu me lugesime kokku? Mul oli 27, sul oli... Mul oli 20 äkki. Kas tänasega koos ja eilse ja üleeilsega? Vaat täpselt midagi 20. 22 siis äkki? Äkki 22. Nii et... Oi! Nii et oli edukas season ja... Ja üliäge publik oli täna. Ja üliäge. Karjusid kaasa. Väga äge. Ja järgmiste aastateni siis. Meil on juba siin tulemas asju. Let's go! Nii, ma ostsin koju. Ma ostsin ühe granaatuna värskenduseks. Siis ma ostsin soola popcorni. Teeme ja vaatame sarja. Ja siis ostsin sellise Pornstar Martini alcohol free. Nüüd proovime ja teeme õhtu mõnusaks. Mis sa piilud seal? Ühesõnaga, lähme siis selle ennustuse juurde. Tegelikult Marleen pani mulle tarokaarte. Nüüd siin, kui meil oli need jõulud. Ja sealt tuli esiteks välja see, et mul tuleb järgmine aasta väga nagu rõõmsate uudiste aasta või nagu selline nagu rõõmsate hetkede aasta tähendab. Ja to be honest, see aasta on olnud minu jaoks üks kõige raskemaid ja pigem on olnud üpris halba aasta. Kõik, mille, ühesõnaga, ma ei hakka sinna laskuma, seda näete aasta lõpu videost, aga et I think I deserve a better year, okei? Siis seal tuli veel armastajate või armatsejate, mis iganes kaart ja siis ma olingi nagu, et ma kahjuks ei arva, et see on nagu teine inimene, vaid pigem see on äkki self-love'i mõttes. Ja siis Marleen kasutas ChatGPT-t ja ma arvan, et ma kasutan ka täna. Et ma loen siit selle raamatu pealt, aga siis küsin ka ChatGPT käest, et mis see tähendab. Mida toob aasta 2026 Maarit Olbri jaoks? Ja enne kui see juurde lähen, siis ma vaatasin just praegu üle oma eelmise aasta ennustuse. Aga see väga täppe ei läinud. Esiteks, okei, mingid asjad võib olla, aga seal oli ka mingid rõõmsad uudised ja mingi nii. No see aasta oli pigem täis halb uudiseid kui rõõmsaid. No rõõmsad oli ka kindlasti, aga nagu need kaardid eelmine aasta näitasid hoopis teist aastat. Ja siis see, et seal tuli see hinge sugulase kaart, et ma leian armastuse. It did not happen. Selles mõttes ma leidsin armastuse enda mõttes, et ma hakkasin ennast veel rohkem hindama ja väärtustama ja armastama. Võib-olla see oli self-love to myself. Nii, 8 of Swords on meil siis I release myself from self-inflicted binds. Keelud, hirm ja negatiivne mõtlemine. Feeling trapped and powerless. Pigem see iseloomustab minus seda aastat. Võib-olla ma ise saboteerin ennast, et ma võtan alati selle ohvri rolli. It may be time to reclaim your power. Et on aeg oma power tagasi võtta. By examining the causes of the situation rather than accepting your position. Ehk siis, et selle asemel, et lihtsalt aktsepteerida neid muutusi ja neid raskusi, siis ma peaksin hakkama uurima, et mis neid põhjustab ja leidma lahenduse. 4 of Swords. Time out. Withdrawal. Retreat. Okay. Time away from your usual responsibilities. Ma ju teen YouTube'ist pausi, aga ma ei tea, kui pikk see paus on, aga et mingi osa elust läheb temporary on hold. Oh my god.
Two of Pentacles. A choice, the tension between opposites. Oh my god, mingi... I'm not ready. Mida? There may be a need to decide between two strong options, such as two job offers, two locations, or even two people. No need kaardid on üpris negatiivsed, aga uurime, mida ChatGPT arvab. Ühesõnaga, enesepiirangutest ja tundest, et oled justkui kinni, mitte niivõrd väliste olude, vaid oma mõtete ja hirmude tõttu. 2026 võib alata tundega, et sa ei näe veel kõiki valikuid, mis köhab sind tagasi. Sisemine kahtlus. Oled olnud liiga kaua peas kinni, see on terve minu see aasta olnud. Oluline. Eight of Swords ütleb peaaegu alati, et väljapääs on olemas, aga seda ei nähta veel. Okay. Four of Swords, paus, taastumine, selginemine. Aasta keskosa või murranguline hetk. See kaart on teadlik peatumine. Puhkamine, ajavõtmine otsust, tervenemine pärast pingelist perioodi. 2026 ei ole ainult tegemise aasta, see on taastumise aasta. Kui sa lubad endale pausi, hakkavad mõtted selginema ja sisemine surve vähenema. See kaart ütleb, ära suru end edasi enne, kui oled taastunud. Ja Two of Pentacles, eks ju. Aasta lõpp toob liikumise ja oskuse jongleerida. 2 või enam asja korraga, näiteks töö ja eraelu, 2 projekti, 2 suunda. Vajadus kohaneda, mitte jäigalt kinni hoida ühest lahendusest. See on positiivne kaart, aga nõuab paindlikkust. Sa ei vali tingimata ühti ainsat, sa õpid tasakaalus aimu mitutesse korraga. Kogu 2026 sõnum kokku on vabanemine, taastumine ja tasakaal. Aasta algab sisemise pinge ja piirangutundega. Keskel tuleb vajalik paus või hingetõmme. Aasta lõpus oled osavam, kergem ja paindlikum. See ei ole järsk läbimurde aasta, vaid vaikne ümberhäälestumine, mis paneb sind 2027 palju tugevamasse seisu. 2026 õpetab sulle, et paus ei ole läbikukkumine. Halleluuja. No vaatame siis järgmine aasta, no ta tuleb ikkagi niisugune raskem aasta, siis ma saan aru. Okei. Ma lähen siis magama. Tere hommikust, käes on pühapäev ja mul on täna trennide päev. Commercial ja strip, nagu ikka. No midagi ta ilmselt kinni. Eks siis näis. Ikkagi üks veel, Katris! Täna mul oli täpselt selline. Joosep ei kraabi! Ühesõnaga, et mul hakkas tulema see väike kurbuse noot hommikul sisse. Nagu ta viimase ajal tihti tekib mul. Ja teate, mis ma otsustasin? Ma otsustasin, et ma ei lase sellisel energial endast võitu saada. Ma igatsen seda Maritit, kes oli reaalselt iga pisi asja peale. Nagu, et pisikest asjad tegid õnnelikuks ja ma lihtsalt ise endale kuidagi mõtestasin ümber selle, et ma hakkasin keskenduma ainult headele asjadele. Ja siis mu energia muutus. Ja täna see juhtus samamoodi. Et ja, ma pean hakkama seda uuesti nagu tooma enda ellu sisse, et kui mul hakkavad tekkima need kurbuse noodid, siis on vaja keskenduda lihtsalt muudele asjadele. Okay? Kirjuta üles 3 asja, mille üle oled kõige tänulikum. Trennidele, oma kodule, tervisele. Mu tervis on ilusti kenasti selle crazy hooaja vastu pidanud ja loodame, et peab veel vastu. Nii et aitäh. Ilus mõte, mille tänasest päevast kaasa võtad. Leia rõõmu väikestest asjadest. Millised tegevused panevad sind tundma produktiivsena? Koristamine, to-do listi täitmine ja trenn. Ma lähen nüüd Aleppo sööpi tegema ja räägime juba hommikul. Tere hommikust, käes on esmaspäev ja mina suundun hetkel Free Flow'sse. Ma olen seal 1 eratunni ja siis mul on terve päev Free Flow's, nii et ma teen palju tööd. Ja siis õhtul on show hip-hop ja peale seda ma lähen 8-sse, see on üks restoran vanalinnas. Ja mul on seal sõbrannadega siis väike jõuludiner. Minu arust mulle nii sobib see, ei vä? Nüüd lähme Christmas dinnerile. Äkki neil läks katki midagi? Ei. Nii, ma olen kodus
tähendab, ma olen juba pikemat aega kodus olnud, aga ma tunnen, et tänasest algas minu selline nagu vacation ja selline tunne on, et nüüd mul on nii paljud asjad tehtud. Tere hommikust, käes on teisipäev. Ja ma suundun hommikul vara siin ripsmetesse. Ja siis mul on küüned. Aga mu kalkulatsioon on selline, et mul on ripsmed 10-12. Eeldatavasti lõpetan varem. Ja siis on küüned 12:30–14:30. Ma eeldan, et seal vahepeal on see paus niivõrd pikk, et ma jõuan tulla Kristiinesse, osta viimased kingitused, mitte kingitused, aga nagu viimased asjad ja üldse täna mingi toit lauale nii. Ja siis lähen küttesse ja siis ma tulen tagasi koju, koristan ja hakkan süüa tegema. Ja siis Liisbet ja Kadri tulevad minu juurde ja me teemegi niisuguse jõuluistumise. Ma võtsin praegu missiooni, kuna ma lõpetasin ripsmetes varem, siis ma võtsin missiooni, et ma üritan osta kõik asjad ära enne, kui ma küntisse jõuan. Aga see läheb päris rushimiseks, keel on praegu 11:47, 12:30 ma pean olema siis seal Hiltoni kõrval ühes salonis. Ma pean nüüd Kristiinesse jõudma ka, ma olen praegu siin Mustamäel, Kadaka juures. Ma ei tea, äsanaga, vaatame. Kell on 12:09, ma jõudsin alles Kristiine keskusesse ja ma pean 6 minuti pärast juba liikuma. Nii et ikkagi läheb nii, nagu ma kartsin. Pean ikkagi tulema pärast küünsi veel poodi. Aga kuna ma juba siia jõudsin, siis ma lähen ostan ikkagi ühe kingituse ära, et siis, kui ma tagasi siia tulen, siis oleks vähem teha. Nii, ma tegin täna Milky White küüned. Gorgeous! Nii, ma jõudsin koju ja ma olen ajahädas. Kell on 15:18. Mul on vaja koristada, pakkida, toimetada niimoodi, et ma kella 4 hakkaksin tegema meiki ja süüa. Eks mul on 40 minutit aega, et kõike teha. Nii, aga alustame pakkimisest. See läheb siis Kadrile ja see läheb Liisbetile. Kohe näha, et kõik teavad, mis mulle meeldib. Väga hea vlogi jutt. Vaadake küljest nii. Nii. Nüüd üle. Teeme perepildi. Tahab nii väga seda pilti teha. Näidata, Joosep. This is for you. Joo, sinule jah, on tõesti. Haru, Wonder. Väga palju kingsmuna Korea kosmeetikat see aasta. Nii et oi, kuidas ma hakkan katsetama. See peaks olema, need õlipeist peaksid väga head olema ja see peaks olema nagu mingi acne prone skin, eriti hea veel ja... Haru, Wonder. Sellest firmast ma ei ole midagi kuulnud. Top 1 toode. Päriselt jah? Vau! Joosep. Making a mess. Ma tahtsin sulle lõhnaõli kinkida, aga ma ei leidnud sealt, kus ma tellisin lõhnaõli, nii et... Oota, aga see on sama lõhn nüüd tegelikult siis? See on sama lõhn, see on body spray lihtsalt. See, mis sa said või? Ma ei ole ma olen näinud seda nagu šokolaadikujuga. No ja siis ikka. Kadri! Vaatame, mis Kadri saab. Kommid, kuule! Ormi! Hallo! Aivat! Vabandus! Joosep, how rude! See on mingi minnilõhn.
lõhnad raudselt. Joosep, laseme teistelgi avada kingitusi. Joosep, vaata. Mis see on? Kerastasi. Juukseõli siis on. Väga põnev. Mingi näomask. See on see, mida ma mäletan ennast, ma kinkisin Kaisale. ja need See on hästi hea ja seda hoia hästi kaua peal. Aitäh vä? Kuule, Joosep, hallo. Vabandust. Joosep! Käppa! mis seal kotis on niimoodi huvitav? mis sulle meeldis seal kotis nii väga? nii, minu kord! No. I love it, issa kui äge, et sa oled eraldi kink niimoodi nüüd. Seda on nii palju kinke avada. I love it. Ja see pakkepaber on nii nünnukas. Hemteks, jah. Of course. Isegi šampooni või conditioneri pakkusime. ja isegi kommikaarti pakkusime. Of course. Kommid. Seda soovitas minu pikenduste tädi. Nagu seda firmat. Joik on hea. Jaa, mina olen ka ma kunagi ka tellisin seda, aga ma ei mäleta üldse. Tõesti nagu jõulud oleks. Ma räägin. Mis see on? Maastriks. Mis see? See, mida mina ka praegu ise proovin neid igast. Nuusuta. See on seesama, mis mul on seal. See on bänger ja see kestab nii kaua. Sa nuustad. I know the smell, I know the smell. Väga põnev. Seda ma just tean, mis see on. Seda ma nii arvasin, et keegi kingib selle mulle. Ei tea, kas Katre kingib selle mulle. Oh my god. Ei tea. Sest ma olin juba valmistunud, et mamma hakkan lugema. No kui sa ei kinkinud, siis ma lähen ostan. Kusjuures ma vahepeal mõtlesin, et äkki ma loen lihtsalt vahepeal ära, aga ma ei... Meil on vähemalt olemas seltskonnas üks. See kõlab nagu Topi B. No way! Sa mu esimene unerasüüta! Oh my god! Oi, kuidas ma seda scrollisin, ma valisin. Ma mõtlesin, et nagu... Mul lõpuks oli see, et kas mingid mustad või tuusid vist. Mõtlesin, et tead, värvi on vaja. Ja ma võtsin sulle värvilise. Mina ei olnud sellest leheküljest mitte midagi. See on nagu siuke laimi või siuke ülimõnus. Ja oh my god, katsu teha seda sees. Kuule tõesti, ma ei ole ise katsunud seda. I love it. Oh my god, siin on mingi putukas! What the fuck? Seal oli putukas peal nagu see kukkus maha kuskile. I'm not joking, ma arvan. Ma ei ole seda isegi avanud. Ma arvan, et ta on kadunud. See putukas tuli kaasa, siis siit kuskilt. Oh my god, kus ta läks? See oli päris. Reaalselt. Aga kas ta oli nagu mingi kustakas? Ei, see oli nagu see koi. Koi? Ei, ma ei tea. No nüüd ta on igatahes kadunud. Nüüd ta on läinud. Ta on siin kuskil mu kodus siis. Nüüd ta on läinud. I love it. Nii tore. See oli minu oma ju. Fuck yeah! Kuule, sa ei ole Ma juba lahti tean. teinud. Äkki see on manifesteerimise raamat? Aga Kaisa veel kinkis mulle Apollo kinkekaardist, mis ta teab, et keegi kingib mulle salaartide raamatu. Nice. Nii me peame hakkama võidu homme lugema. Ja siis oleme ikka, kas sa lugesid leheküljel 67, mis seal toimus? Väga huvitav. Another candle, let's go! Romantika with all the men. Yes. Yes, with all the men, jah. Without a man. Let's go! Oi, kui palju mul homme tegemist on. Suva need vlogide monteerimised. Tõesti, nendega on aega. See on ritualsi oma ka. Sa On jah. unustad seda muidugi. Oh my god, I love it. Vaadake seda! Mina tean. Kas sa aimad? Ma aiman. Aga ma ei tea. Aastavaru pesukaitsmeel. Oh my god, thank you. Frigi Krisse ad Aria. Oh my god.
see läheb kasutusse nagu kohe. ja veel üks. jaa. Ma arvan, et mingi 5 erinevat. Aga I am very excited. no näed. kas me võime need paberid sulle prügisse panna või? Tir. Hydro Boost Powder Wash. see Tir on ju see uus hästi popp. Oot, on jah? On või? Võta on nimi Tir. et see ei ole nagu See on näo- vedelal kujul, vaid see on mingi pulber ja siis sa veega teed ta vahuks. What? Oh, Powder what? wash on Jaa. tõesti. Half a teaspoon into wet hands and rub until a light creamy foam is created. ma ise ka lugesin, ma isegi ei teadnud, et siuke asi on. see on vist, siin on see kile vaata. nii või? ahah, oligi. Ja ongi pulber. Okei, väga huvitav. We're taking skincare to the next level. Yes. Yes. Wow. Meil on vaja ideed Sest saada, et kuidas see katsetab lennujaama, come on. Reisidele. ideaalne. Jõlevedelik. Tõesti. Maarit. Oota, nii vlog time, nii. Tere hommikust, käes on 24 detsember ja on jõulud. Avame Joosepi kingi. Ma ei näidanudki teile, mis ma ostsin talle. Aga it better work this time. Ma olen aru saanud, et talle pole mõtet mingit mänguasju kinkida. Tal on neid piisavalt ja mingid erinevad asju, aga mida ta teeb viimasel ajal on see, et ta väga palju kraabib. Noh, jah, nii et get the hint from here. Joosep, kas see on sulle? On sulle. Nii, kas sa annad mulle käppa ka või midagi? Kingitsu saad kätte musi eest. Musi? Aitäh. Nii. Meil on siin kraapimisalus. Joosep lihtsalt kraabib mu seda diivanit, siis teist diivanit, siis seda pinki. Ja ma mõtlesin, et äkki, kui tal on uus kraapimise asi, siis ta ei kraabi leidi palju. Siis peaks olema catnip ka sees. Nii et, Joosep. Läheb hulluks. Aga kraapima. Tee nii. Jaa! Siis ma kinkisin talle rohtu. Sellepärast, et see rohi on seedimisel hea. Ja kuna ta on seedimine natuke jambeks ju. Ja siis 2 pakki snäkke. Võtsin sellised Monster Singles Chicken ja siis sellised Britcare Meat Tuna. Need on nagu pehmed ja ma olen aru saanud, et kuna Joosepil ei ole väga palju hambaid, siis talle need pehmed meeldivad nagu rohkem. Istu? Kas te näete seda väikest käpukest? Oh my god, vaatame veel. Ühesõnaga, mis mul täna plaanis on see, et mul on täna siis perega jõulud. Krabi. Jaa. Jaa. Ma olen valmis. Nii et lähme ja teeme meie viimased jõulud see aasta. Üks asi, millele ma üldse ei mõelnud, on see, et täna tahavad ju kõik igale poole sõita. Oi, kiisu tuleb. Ja Bolt ja Citybusi on linna peal nii vähe. Ma ei tea, millises korteris ta elab. Äkki välja kallama? See on hea vedelik tegelikult. Ma mõtlen, äkki peaks vedelikku mujal kallama. Nii, ma olen kodus ja kell on, mis see kell on? 21:33. Ma läksin kodust ära 3:30. Oh, ma olen nii väsinud. Nagu jõulud võtavad alati kuidagi nii läbi, sellepärast et kui perekonnad on suured, siis kõik räägivad, kogu aeg on mingi melu ja ma megalt nagu väsin ära sellest, sest ma tunnen, et mu terve elu on lihtsalt ümbritsetud sellisest elust, nagu et, noh, et kogu aeg on mingi sotsiaalne patarei peab olema nagu täis ja nagu kogu aeg on sellist nagu, oota, mis see sõna on, mõtlen teile kohe. See stimulatsioon on nagu overload kogu aeg. Et nii palju toimub ja siis ongi see, et ma olin lõpuks nii väsinud, et ma mõtlesin, ma jään magama juba. Aga jah, vaatame kingitused üle. Palju küünlaid, siin on sellised roosid. Siis on selline suur. Vaadake, kui äge see on. See on nagu see nutcracker. Ma alguses vaatasin, see oli nagu niimoodi kuidagi, siis ma mõtlesin, see on peenis. Jah, mingi niuke suur. Nii, siis ma sain nagu ikka ühe naise käest. Ta andis kõikidele peredele.
kirjut koera. See on siin sees niimoodi. See on bänger. Nii et ma saan seda nüüd täna õhtul lasima hakata siin. Veel üks küünal. Šokolaadi. Ma palusin, et Emps kingiks mulle alkomeetri. Minu arust täiesti täiskasvanulik asi, mida küsida. Selline ta on. Ja ma ei saa nüüd olla kindel, kas see nagu 100% alati töötab nii, nagu ta peab, aga vähemalt I'm trying. Mitte, et ma nüüd oleks mingi räiga alkohoolik, vaid lihtsalt mul on vahepeal selliseid olukordi, kus ma olen näiteks kuskil esinemisel ja seal on mulli ja siis me joome võib-olla mingi pool klaasi, aga siis ma lähen tantsima, siis ma veel söön seal, kokku läheb seal mingi 2-3 tundi ja siis on selline tunne, et aga tegelikult tahaks nagu koju sõita. Et autod on seal samas, see oleks palju odavam ja mulle väga meeldib autoga sõita ja siis tahaks sellistel hetkel. Siis ma sain siit teeküünlaid. Emps, appi, oota, ma ei tea, kas te nüüd näete, kui te ei näe, kui see on nagu reverse, siis siin on please don't let the cat out, no matter what it tells you. Siis oli siin kraapimispilet, aga ma ei võitnud sellega, nagu näe. Ja siis Emps tõi mulle Gretalt, või Gretalt, kassiga peegli, mis on tegelikult päris hea esinemistele kaasa võtta. Sellised villast sokid. See on minu arust mälupulk, mis on ka väga geniaalne, sellepärast et nii palju on olnud hetki, kus on täiega mälupulka vaja ja mul lihtsalt ei ole enam üldse alles. Väga ilus on ka. Oh my god, väga ilus. Kommi. Vot. Jõulud on selleks aastaks taaskord tehtud. Ja siis mul tuli nüüd, kui ma seal olin, tuli üks kommentaar YouTube'i, mida ma võin kohe siin addressida. Kas oled mõelnud ka teha enda Free Flow Studio gruppidele advanced rühmad? Ja vastus on väga lihtne. Ma ju tegelikult tegin, aga see failis. Nagu ma panin oma Showhipopi commerciali seast ja niimoodi panin intermediate advanced, nagu ta on closed group. Ja ma ei tahtnud teha auditionid, ma võin kohe seletada, miks ma ei taha teha. Et nagu, et siis ongi juba inimesed juba teavad, et see on nagu pigem nagu edasi jõudnutele. Aga siis ikkagi kuidagi läks nii, et mul mõlemas on algajaid ka ja kuna mul on vähem inimesi, siis ma ei saa endale lubada seda, et ma nüüd hakkan valima ka siin, eks ju. Et pigem ma lihtsalt teen tööd sellega, mis mul on ja saangi neid pushida rohkem. Ja loodetavasti näen ka rohkem seda arengut, mida ma juba näen selle paari kuuga mingitel inimestel nagu megalt, mis on täiega tore. Ja põhjus, miks ma ei taha teha mingeid gruppe nii, et mul on mingid katsed, nagu et audition, on see, et ma olen liiga empaatiline. Ma olen liiga sealmaal, et kuidas ma talle ütlen ei, nagu mulle ei nagu eriti on niisugused, kes on pikemalt olnud gruppides, aga võib-olla ei ole nii tugevad, et kuidas ma nüüd siis ütlen talle, et ei, sa nüüd ei saa. Et nagu mul lihtsalt, ma olen liiga empaatiline selliste asjade suhtes ja sellepärast ma ei saa ka selliseid asju teha, sest mulle ei meeldi see rejection, mis ma teistele teeksin. Ja ma olen selline inimene. Ma saan aru, et kui ma tahaksin teha neid auditionid asju, siis mul peaks olema selles mõttes süda natukene, karmikenegi külmem, et ma ei elaks seda nii karmilt läbi ja ma ei tunneks ennast halvasti. Aga seniga, kuni ma tunnen, et ma olen täpselt inimene, kes elaks neid asju väga raskelt üle, siis ma ei saa seda kahjuks endale lubada. Vot. Aga sellel noodil me tõmbame selle vlogikese siin kokku. Ja ma kindlasti olen varsti tagasi lihtsalt sutsukene puhkan. Ja teate, mis on siis positiivne või? Ma tulen tagasi videotega nii, et need on reaalajas filmitud ja monteeritud. Vau, et ma ei olegi kuu aega maas, vaid ma saan panna, nagu hästi läheb siis niimoodi, et ühel nädalal vlogin ja järgmisel nädalal vlog üleval juba. Mis on ju see, mida me lõpuks ometi tahame siin kanalil näha. Mina väga tänan teid. Mul trailerit kahjuks ei ole, sest ma ei tea, mille ma vlog alustan uuesti. Aga jah, ma väga tänan, et te olete siin teekonnal minuga olnud ja olete näinud minu ups and down'e ja kõike, mis mu elus on toimunud viimase, ma ei tea, 4 aasta jooksul mul tunne. Loodan, et teil olid tored, rahulikud ja rõõmsad jõulud. Ja mina lähen nüüd magama ja räägime teie kõigiga juba varsti uues videos. Seniks olge nunnud. Bye!